suusa ületööd, aga tulevad nende järel ka sõudjad ja sõudjad. Annavad endast nüüd oi-oi-oi, kui palju joosutaust on lükkamas ennast just vahele. Ja nüüd tulevad suusatajad ja laulab isiklikult selle suusaalaga teavanähtest ja näitab nüüd, kas suusatajate võim maalistugetes on äge. Ja nüüd tulevad ka rakkurid ja Alajakin saab maalistugetes näidata samamoodi võime ja minekut, et anda siis õigel hetkel teada üle Rindaanele, aga oli selline võistlemine käib praegusel hetkel, kui me näeme nüüd seda graafikat, siis on tegelikult üldse seda praegu ees sõudjad nende järele peavad kohtsutud ja läheme siin suusatajad on ka vähenemas ja jalgakuri ja järgmine distants nende tegemine, kui siis iga distantsi, iga sooritus, iga hetkel loeb lõppkokkuvõttes ja ka see, kui inimesed hästi see sooritatakse, kui hästi teame üles, see ei ole väga paistavad sõudjad tulevad kõigilustitast kui järele kuulitudele väga võimu seda tööd ja kui võimsad on äkki praegu Martin Soosa on siiski jätkab süüdkalt ja võimsad ja arvatavasti kõigile selle distantsi ikkagi lõpetab kinni ja sõudjad vastu saab siiski on esimesena ja Rasmusmägi on Rakvasõias vaatan nüüd Rasmusmägi on meil on väga kiired jalad kui jalgadel on segamas ka ratas mis siis saab kui paistab ütlevalt sõudjad annavad endast küll absoluutselt kõik selline tiedus selline vattide hulgudele pedaalitakse praegu sellest lõpeb ära, kui saadakse see lõplik tulemus. Loodetavasti osalejad, võistlejad hoiavad nii palju ruumi, et andes viimase teatud edasi, siis ei tegi takeldusi ja viimased võistlejad, siis jõuavad, kuhu nendeks on suusatajatel Piks ja kõigilustikaste Kaide Neilakad jalgatulisel osalejad saab ja sõudjad sai koos kõigilustikaastega. No nii, nüüd saame näha, kas Tõnu Hendrikson on džentelmen või ta on väga kõva spordimees. Ja Kaide Neilak on väga ilus spordimees Tõnu mõtleikme järele. Mõtled! Kas te peate ikka võtma selle teise aasta järjest võidu? Igatahes vägev sooritus oli Rasmusmägi poolt ja suusatajad on täpselt samamoodi nüüd võtnud oma rituaalsed mõned kätte ja Tõnu Hendrikson tõmbab selle sõudeergometri ribadeks. Juba krussi on tõmbanud selle, aga edasi ta liigub väga mõnusalt ja Kaide Neilak ei anna ka järele ja vaatame siis, kuidas see kõik lõpeb. Oskar Usu on võtmas ka siin sõudeergometri positsiooni sisse ja jalgrakkurid tahavad muidugi suusatajatele tuule alla teha. Kas see kõik õnnestub? Saame näha. Võistlus on väga pingeline. Tõnu Hendrikson on sõudjad viimas kindlalt finišisse esimesel positsioonil. Kaide Neilak on kergejõudikas ja toomas teisel positsioonil ja sama kindlalt on kolmandal positsioonil tulemas ka suusatajad. Kuid jalgrakkurid ei taha midagi sellega leppida, kindlasti tahavad veel vaatu segada. Kuid kas Kaide esimesena finišisse kergejõudikased versus suusatajad? See on praegu suur küsimus. See on praegu suur küsimus. Kes? Kas Kaide Neilak või siis Priit Piks? Priit Piks on väga kõva suusamees ja paistab, et sõudeergometri on ta väga kõva tegija, kui Kaide Neilak näitab, et temas on ka seda naiselikku sportlikku vaimu ja jaksu ja ka sõudeergometri